No nii, tere ka minu poolt. Jah, see on suhteliselt igapäevane vaatepilt peale võistlust. Statistika mõttes võin öelda, et ma lugesin kokku, palju on rahvusvahelisi starte tehtud. Mitte võistlusi, aga starte, ehk siis meil on ühel võistlusel võib-olla kuni 4 starti. Et on eelsõit, vahesõit, poolfinaal, finaal. Umbes 240 on tehtud, ma pean silmas MM-e, olümpiaid, MK-si ja Euroopakaid. Selles suhtes on päris oma jagu, et sinna tuleb veel juurde muud võistlused. Aga jah, tunne on alati suht täbar. Kui ma vaatasin su tulemusi üles, siis selgus tore muster. Ma ei tea, kas sa ise oled seda tähele pannud. Ateena olümpial 4. Nagu jäi midagi kripeldama, Pekingis 2. Londonis 4. Rios 3. Tokios 6. Pariisis 1. Ei, Pariisi ei tule mul. Võib-olla taustajõududena, võib-olla vean aere kellelgi, võib-olla siis. Aga nagu näitab, et... Ja, Ateena tegelikult oli selles mõttes väga huvitav, et see oli võistlus, kus meil oli 7 paati finaalis. Kuna me varasemalt olime 3 MM-il olnud 7. 2001, 2002, 2003. Siis kui juba finaali saime, see moment ma ei teadnud, et meil on 7 paati finaalis. Yes, me oleme 6 hulgas. Ja siis teine poolfinaal, siis tuli sealt 4 paati, kuna ei suudetud finišijoone selgeks teha, kes on 3, kes on 4. Jälle. Et see oli selline psühholoogiline moment, et 7. ei taha enam tulla. Jah. Aga räägime sportlaste algusest. Miks sa hakkasid üldse sportima? Et on selline huvitav fakt, et sinu vana onu oli Kristjan Palusalu. Kas siis noorest peast pandi juba trikoo selga ja öeldi, et nüüd? Ei, ma ei ole maadlusega kunagi tegelenud, jah. Et seda ei olnud, et keegi oleks sundinud sportima. Pigem me lihtsalt olime aktiivsed. See oli ju vene aeg selles suhtes, et eks ma olin nutitelefone polnud see aeg, et siis olid mänguväljakud olid ikka meil. Aga eks ma proovisin palju erinevad alad läbi ja sõudmine. No sa oled ju, noored me oleme kõik ju, taha midagi uut jälle proovida, et me ei püsi. Et selles suhtes, et sõudmise juurde ma jäin tõesti püsima tänu esimesele treenerile. Kui teda poleks olnud, siis ma oleks läinud ära. Kes see oli? Märt Lelle, nüüd on ta juba meie seast lahkunud tükk aega tagasi. Aga mis tema juures võlus, mis tema töömetoodik? Ta oli siuke, et treener peab olema ka fanaatik. Et üks on nagu tulemusele orienteerinud fanaatik, aga tema oli just see, et talle meeldis näha neid lapsi trennis. Et nad on rõõmsad, et see pakkus nagu talle. Et ta oli siuke omamoodi treener. Et jah, kui mina tahtsin loobuda käega lüüa, ju tema nägi minus materjali, tuli koju järgi, see otse mõttes tuligi koju järgi ja ikkagi 5 trenni tagasi. Et noh, ma arvan, et jah, ma olin mingi 12-13, et ma näen oma poja täpselt sama asja praegu, et kitarri õppes, et algus on, talle väga meeldib see ja mingi moment hakkab talle nagu kuidagi, küll on arvutimängud hakkavad tekkima, sõbrad hakkavad ära mõjutama. Kui sa sellest üle saad, siis tal tekib jälle suvi, et või, ma olen sellest üle saanud, et ta on jäänud nüüd püsima. Tänu enda näitele ma seda lootsin, et ehk juhtub ka temaga niimoodi, et ta ei loobu nii kergelt. Et see on hästi oluline, et see esimene treener selles suhtes, jah. Kas peale esimese treeneri ka mingi, ütleme, treeningkeskkond, treeninggrupp, kiire edu või mis seal veel võiks olla? Algus ei olegi, keskkond kindlasti jah, et sul on seal sõbrad ja aga sa orienteeritud ta kindlasti tulemusele see moment veel pole. Et noh, treeneri ülesanne ongi ju siis jah, et sa nii-öelda oleksid sellega spordialaga seotud. Kui vanalt sa tundsid esimest korda, et sa oled sõudja? No, tõenäoliselt 1-2 hiljem, et ma võitsin oma esimese medali, hõbemedali seal. Kui vana sa siis olid sõudmisega? Siis ta mingi, kas ma olin 14 siis? 3 aasta sügisel. Et siis said aru, et ahah, et minus on ikka midagi minus on, et ilma asjata see treener koju järgi ei tulnud. Aga 95. aastal, kui Märtele lahkus, siis Mihkel Lepik sai minu treeneriks.
noh, et kui ütleme, esimese treeneri all on see, et sa teed treeningu treenerile, sa käid treenis sellepärast, et treener soovib, siis ütleme jah, julgelt öelda autoritaarne Mihkel Lepik, siis tema annab sulle mõista, et sa teed ise enda jaoks. Et temal sind vaja ei ole, minul on ju teda vaja. Et kui sa suudad selle idee endale nagu maha müüa, siis hakkavad asjad ülesmäge minema. Kuna sulle sõudmine kui selline meeldima hakkas? Et tavainimese jaoks vaatad, istud tagumik külmas vees, seal saad märjaks, lähed ümber tihti, alguses eriti. Ei, aga mis seal on ju mõnus, istuva elustiiliga spordiala. Meil on väga mõnus. Aga tegelikult mul klassivend tõi mu sõudma puhtalt lihtsalt, kuna ma just olin juba jalgpallist loobunud, ma mängisin ka jalgpallina seda, ma olin tennist mängimas ja võrkpalli ja mul ei midagi teha, siis mõtlesin, ma olen proovinud sõudmist siis. Ja see kuidagi hakkas, jah, kuna me sõitsime 2 paadis, siis oli ikka tead, tee peal sa ikka pulli tehtud, kui sõitsid seal roostiku sisse ja vahepeal käisid seal liivaka kalde peal seal jalga puhkamas ja ikka sükke. Juba noored ikka. Nagu ma aru sain, et sa alustasid 1991 ja täna on 2021 ja nagu sa oled mulle öelnud, et 1+1 aastat sa vaikselt lähed siiski edasi, et see Pariis pole võimatu. Kuidas sa nüüd nagu iseloomustad seda 30-aastast tulemist, et kuidas see on see võimalik, kas sul on tõesti nii hea motivaator, sul on nii head taustajõud ja nii head füüsilised võimed, et sa oled 30 aastat põhimõtteliselt ikkagi esimesest medalist, kui nüüd siiani välja sõitnud? No, kõige rohkem motiveerib ikkagi, kui sul on eesmärk. Et kui sul on usk treenerisse, minu jaoks just Mihkel Lepik andis mulle selle kindluse, et ma tean, Jüri Jaanson treener, Jüri Jaanson maailmameister. Siis selge see, et see treener on võimeline mind viima medalile. Et sealt järk-järgul, aga sa saad aru, et see protsess on hästi pikk. Et ta ütles mulle kohe, et noorte klassis, et need, kes praegu siin võidavad, et nad võivad olla forsseeritud. Pärast nad ei võida sind enam, sest neil lihtsalt ei ole stabiilselt laotud seda vundamenti põhja. Ja teeme läbi selle kogemuse nii-öelda. Et ta jah, teadlik treenimine, step by step, nagu öeldakse. Et sa oled nüüd hästi pikal aegsete kogemustega sportlane. Millisele noorele sina panustaksid või mis see noorel sportlasel on olulist, et keda sa näed, et kes võiks jõuda ka olümpiale medalite juurde? Ma enda veel nägin see distsipliin. Tegelikult sul on vaja distsipliini, rutiini talvust. Need on minu jaoks nagu hästi olulised selles suhtes, et need on mind nii-öelda läbi selle sportlaskarjääri saadnud selles suhtes, aga ütleme, tulen tagasi selle juurde, et mis mind käima tõmbab, et mis mind nagu hoiab selles töös, on see, et sa võistled kogu aeg ise endaga tegelikult. Et kui sa nagu järk-järgult arened, mis ma täna, ütleme, noorte seas nii palju ei näe, on see, et ma ei tea, kui palju nad analüüsivad oma tulemusi varasematest aastatest. Et minul oli lihtne, et meil on nagu sõudergomeeter on talvel, väga lihtne indikaator, et kui sa seda aega seal ei paranda järjest, siis on selge, et sa vee peal kiiremaks ei muutu. Et selles suhtes, jah, meil on sekunditega mõõdetud oma tulemus. Et sa võistled ise enda, kas sa tahad saada aina paremaks. Ja läbi selle sa hakkad juba ka teisi võitma. Aga suvel paadis vist on raske või ei ole, kuidas sa aru saad, et sina oled just hea, 4 meest seal tõmbavad, et sa ise ennast oled ületanud nüüd või kuidas, see tunde küsimus või? See on tunde küsimus ka kindlasti, jah, aga selles suhtes, siiski sa vee peal saad sellest aru, et nagu me ütlemegi selle kohta, et sa ei saa sõita hea tehnika, kui sul pole head füüsilist põhja, siis ka paat ei liigu kiiresti. Et jah, meil on, ta on üsna subjektiivne selles suhtes, et vee peal on ka tulevad mängu tuul ja laine ja kõik sellised faktorid. Meil on küll GPS andmed ja me oleme ka sellised kõrgtehnoloogilised seal vee peal osaliselt, aga siiski. Sinu tööeetikast on legendid, et sinu paatkonnakaaslased on tihti ütelnud, et kui on viimane 500 meetrit, siis Tõnu ütleb, et nüüd lähme, et see mõjub ka teistele. Et kas sa ise nagu see läbi sinu selle, nagu sa räägid, füüsis ja tuleb ka see enesekindlus ka teistele öelda, et nüüd on see õige hetk ja nüüd me võtame selle asja ära? Jah, ma olen küll öelnud, aga on juhtunud ka, kus ma ei suuda midagi öelda. Just võib olla ka see, et sa oled, kui sõit ei ole läinud nii, nagu sa näed, et see sõit lihtsalt ei lähe, siis sa lihtsalt oled vait. On ka selliseid sõite tulnud ette. Õnneks on suhteliselt vähe tulnud, aga jah, see ütleme siuke, kas mina ütlen või ütleb number 1 pealt, ehk siis, kes jõuab kõige esimesena finišisse meil,
tema on see, sest siis kõik kuulevad, et eessõudjat me ei pruugi kuulda olenevalt ilmast ja tuule suunast, et ta ei hakka ka pead pöörama, et kui sul seal pulss on seal alla 200 ja sa niigi oled juba seal ja vaakud hinge, siis sa enam väga ei jõua midagi rääkida, et siis on hea kõigi keskelt, jah. Sõudmises on, võib vist laias laastus öelda, et on kehalised võimed ja siis on see tehnika oskus see paat liikuma saada. Et kas sinu kehalised võimed on pidevalt tõusnud kõigi nende aastate jooksul, lähtudes kas või selle sõudeergomeetri näitajatest või kuidas sa tunned? Jah, selles mõttes küll, et tehnika on hakanud ka nüüd järgi jõudma, ütleks niimoodi. et tipp oli muidugi 2008 tegelikult, et nendest võimetest on nagu raske üle minna, sellepärast, et ka ma muutun ka vanemaks, füsioloogia muutub, aga samas ütleme, seda võib öelda lolli jõudu jääb natuke vähemaks, aga sul tuleb kogemus juurde ja ka tehniline nii-öelda siuke. Kas treeningud on muutunud ka kuidagi ütleme, kitsamaks ja erialasemaks ja niisama tühja tähe peale energiat ei raisata? See oleneb treenerist paljuski. Et mul on mitu erinevat treenerit, viimane oli nüüd Veiko Sinisalu, on jätkuvalt, kui ma ei eksi. Me peaksime jätkama uut aega temaga koos. Et jah, kui siiamaani, me lähtusime alati standard, oli ikka esmaspäev, teisipäev 2 trenni, kolmapäev 1 trenn, neljapäev, reede 2, laupäev 1, pühapäev vaba. Siis see teema on unustatud nüüd, et nüüd me treenime iga päev. Et mulle tegelikult see iseenesest meeldib rohkem. Et see koormuse jaotus, koormustreeningute jaotus, et mul on võimalus, jah, taastumisel aitab see, on pigem see positiivne. Kas puhkepäev ei aitaks rohkem või eelnevalt on nii ära väsitanud? Jah, selles mõttes, et esialgu ma olin ka skeptiline selles suhtes, aga kui see, ütleme, pühapäevane trenn on aeroobne taastav, siis ta tegelikult aitab su taastumisele kaasa. Lihtsalt küsimus on selles mõttemaailmas nüüd, et mul on pühapäev ka, et mul ei ole mitte ühtegi puhkepäeva. Aga kui sa seda tegema hakkad, tegelikult sul on vaba valik suhteliselt, mis kell sa seda treeningut tegema lähed ja kas sa lähed vee peale, lähed pigem ratas sõitma, maanteeratassi eelistatavalt, siis tegelikult see on nauditav. Kas treeningmahud on viimase 4 aastaga langenud võrreldes nagu 2008, kus Jüri Jaansoniga olite 200 peale? Jaa, mingil määral, aga mitte väga, et see kriitiline mass tuleb ikka ära teha, sellest sa ei pääse tegelikult, et sa ei saa mingid treeningud vahel jätta, et ütleme siin olümpia oli tegelikult meil selge näide selles suhtes. Kui varem oli ikka meil siiski kuni 3 paati olümpial oli kerrekaalud veel ja praegu sa räägid sellest koormuste tõusust ja nii edasi, et kuidas meie nagu sõudmise seis sulle paistab maailma kontekstis, et nagu nii täna kui natuke ka edasi vaatas 24, 28, 32, et mis on nagu selline, millega me oleme nagu võrdsed või millega siis ees ja mis on need valdkonnad, kus me peaksime nagu juurde panema ja pingutama, nii alaliiduna sportlane kui ka riigina? Ma arvan kindlasti noorte sport. Praegu ma ei taha pessimist olla, pigem realist, aga ma ei näe praegu, et meil see nii roosiline see tulevik on. Et kui siin näidati Uus-Meremaad näitasite, siis Uus-Meremaa sõudmise kohta võin ka öelda, seda ma ei tea, et 10 ala on see nii-öelda eelisseisus. Aga Uus-Meremaa sõudmine, et sõudmine teevad meeletult trenni. Et ka meie sõud- ja naissõud ja Kaisa Pajusaar treenis nendega ja ta sai tunda seda, mis tähendab treenimine. Ja treenerid, see süsteem on, julgen väita, üsna autoritaarne sõudmises. Et seal on treeneri sõna maksab, et sportlane selles suhtes, jah, ta on tööloom. Et ega sul seal niimoodi õigus ei ole, aga medalid räägivad enda eest. Et meil on pigem selline demokraatlik, jah, et jah, meie süsteem on üles ehitatud ju sellele, et saad algu teed töö ja teed tulemuse ja siis sa saad selle tulemuse eest 8 aastaks endale mingisuguse toetuse. Et nüüd ma tahaks selle toetuse juurde tulla, et sa oled päris vana mees, ütleme, spordi mõistes ja kui mehena oled, sa ei ole veel tõenäoliselt meridiaani ületanud, aga sa oled päris pikalt tulnud, sul on 3 last. Ühele lapsele on sul nagu sinu enda sõnade järgi medal võitmata ja see kripeldab sul hinge olümpialt.
aga sul on kindlasti olnud ka sellised inimesed, kes on sul nendel rasketel hetkedel, need on kindlasti olnud, aitanud üle tuua, et kuidas sul see pool nagu seda pikaajalist on nagu taganud või aidanud või võib-olla ka olnud määrav? Jah, eks see, ütleme, kui tekib selline langusmoment, siis loomulikult sa võitled iseendaga sees taga. Et see vaimne pinge on päris suur, et sa pead esiteks enesele tõestama, et ma olen suuteline paremaks, ma olen suuteline jälle tippu tõusma ja siis ka oma lähedastele nii-öelda seda. Et jah, ma võin siin näite tuua, et väga lähedane inimene isa, aitab juba, tule ära, sa oled ära teinud. Mis aastal see oli? See oli nüüd 3 aastat tagasi umbes, aga kuna tema see moment 83-aastaselt paneb teisel korrusel fassaadi majale, ehitab tellingut, siis ma mõtlesin, et võib-olla sul aeg lõpetada teha. Et selles suhtes jah, et kes kellele nüüd nõu annab siin. Et selles suhtes jah, ta ütles, et ära rikku oma tervist. Ütlesin, et ei, et meil on kõik kontrolli all ja et selles suhtes raske on nagu need on rasked momendid, et sa ise tahad teha, kui ütleme lähedased tegelikult soovivad, et noh, jah, just küll ka aru saada täiesti, et ja oma pere loomulikult, et abikaasa see on korralikud läbirääkimised selles suhtes, ma lubasin peale Riot juba ära lõpetada tegelikult. Ja määrav on siiski ikka praegu teil nagu naise sõna, jah? Et kas sa Eesti spordimedal Pariisis sõltub sinu naisest? Peab temaga läbirääkimistesse astuma? Ei, no ma ei plaani kindlasti Pariisi minna, et selles suhtes järgmine hooaeg oleks viimane. Olene, mida COVID teeb kõik, et see aasta pidi sügisel MM toimuma, et ma väga panustasin sellele, et ma ütlesin juba kevadel, selle hooaja kevadel ütlesin meestele, et meil on võimalus MM ära võita. Et olümpia, jah, jällegi ma ei ole pessimist, aga ütleme, kevadel jah, kui see olümpia kvalifikatsiooni pileti lunastamine, siis kui see ära oli, et saad aru, et oled täiesti tühi omadega, et olümpia ei pruugi minna nii hästi, kui me loodame. Et see ongi see, et tunnen tagasi selle juurde, et sa ei saa hüpata, sa ei saa mingid treeningud vahele jätta mingid protsessi, sa pead selle ära tegema, sest vastasel korral oled sa täiesti. No, et me pidime hooajal kaks tippu nii-öelda saavutama ja see on see. Kuidas on nagu Eesti, me oleme pidevalt, et me varem olid siin mingid ühepaatide võistlused ja siis nagu treenerid ütlevad millegi järgi, et pidevalt see nagu koosseis natuke vaheltub, et kuidas see võrreldes muu maailma, ütleme kas Uus-mere või teiste selliste sõudjariikidega on, kas nemad valmistavad ühe koosseisuga ette, mingi 2 aastat enne juba ütlevad, et need istuvad paadis ja need sõidavad või toimub seal ka selline igakevadine vangerdus? Seal on igakevadine, minu teada on igakevadine ja selles suhtes ongi see väga karm, et sa võid olla, ütleme, oled Tokyo olümpiavõitja, aga järgmine aasta sa oled samamoodi võrdne nagu teised, sul ei ole mitte mingisuguseid eeliseid. Et sa kandideerid samamoodi jälle paadiklassidesse. Et põhimõtteliselt meie süsteem on see nagu õige, et ikkagi, et see on hea, et praegu kuskil on mingi 5, 6, 7 sõudjat on, et pühasse lehma istuvad siis 4 parimat. Jah, meil on ta suhteliselt ikkagi nii-öelda mõnes mõttes subjektiivne momendil, sest meil ei ole tegelikult katsevõistlusid otseselt enam olnud. Meil ei ole lihtsalt mehigi momendil. Et nii kurb see on praegu, et paljud on loobunud ja et jah, see konkurentsi puuduseks see tegelikult mõjutab ju. Sa oled nii kaua tipus olnud, ma küsiks ühe ala veel nagu laiemalt Eesti spordi kohta, et kui me vaatame siin Tokyo, Rio olümpiamänge võrreldes Tokyo olümpiamängudega, siis põhimõtteliselt on samad alad olid edukad, isegi mõned on ära kadunud, aga juurde ei ole ühtegi tulnud. Mis sinu arvates nagu selle oskusteabe alus on sõudmises, siiski te olete maailma finaalis, et võrreldes nagu teiste alad, mis on see määrav seal siiski selle asja juures olnud? Raske sulle vastata. Me oleme me oskame ainult, meil on oma kogemus. Kui sa oled seda ühte sama rada käinud, sa tead, mis on sind sihile viinud, siis sa loodad sellele, et see töötab. Et ma ei oska. Sellest hooajast oli uus treener Sinisalu, et kas ta nagu jätkas teie traditsioonilist lähenemist või palju ta uut tõi või oma sinna juurde? Ta tõi palju uut tegelikult, sellepärast, et eks see paigalseis oligi ju sellest, et kui meeskond enam, meeskonnas tekivad lahkelid, et nii ei ole võimalik normaalselt paadis istuda selles suhtes. Muidugi, eks kõigepealt ta tõigi spordipsühholoogi Ken Wayne, kui me eks oli ta nimi. Ta käis meil Itaalias laagris ja ta aitab mind väga palju. 2 päeva
ja tegelikult me rääkisime nii-öelda suhtlutakse ja ma arvan, et see töökeskkond muutus märgatavalt kohe. Meeskonna sees, jah, kindlasti kohe. Kuidas saladus ei ole, millele ta rõhus seal? Omavahelised suhted, et selles suhtes jah, et meil on pretensioonid teineteise suhtes, et see on hästi oluline, et need saaks ära räägitud, et üldse saaks edasi minna, sest jah, see on 4 paat, seal on 4 isiksust ja me peame tõmbama ühes rütmis, et ma ei oska öelda, et võib-olla kui ma toon näite vehkled, et nad saavad isiksused olla, nad ei pea seda ühes rütmis tegema koos, nad peavad olema tugevad, aga nad võivad oma isiksuse säilitada nii-öelda, et võivad ka mitte sõbrad olla, aga seal paadis peab see sümbioos olema nii-öelda, et jah. Et sul on mitmeid treenerid on, et kes on hea treener? Mis omadused tal on? Teadmised, miskit veel? No, eks kõigepealt see, et sa pead usaldama seda treenerit, et ta viib su sihile. Kui sul on see tunne kripeldab, et ma ei ole kindel, et ma endasse usun, et ma olen suuteline võitma, aga ma ei ole kindel, kas see treener on suuteline mind sinna tippu viima. Et need on need nüansid, et treenerid on kõik erinevad, et rääkides Veiko Sinisalost, Rahu ise. Tema ütleb enne vee peale, enne võistlusele minekut, lotist lähed välja, seal paadis have fun. Minge lõbutsega, nautige. 2 asja, stay in babu, have fun. Ja see tegelikult töötab selles suhtes, aga treenerid ongi erinevad. Et Jüriga, jah, Jüri pool tuli teda enam üles kütta korralikult. Siis on aga usaldus treeneri vastu tuleb läbi tulemuste. Ilmselt see on kõige lihtsam, kõige olulisem ka. Absoluutselt, jah. Et meeskonna puhul, mis tuli ka Kenniga, kui ta meid käis aitamas, seal tuli välja on see, et kas me kõik saame aru, kas meil on kõigil üks eesmärk. Et kas me mõtleme ühes suunas, selles mõttes, et jah, et ma tahan võita olümpiavõit, ma tahan tulla olümpiavõitjaks. Ja küll, et see on nagu sõna, aga kas me mõistame ka nende sõnade tähendust ühtemoodi. Et need väiksed need vaheetapid kõik, mida me peame läbima, et kas me kõik panustame ka selleks ühtemoodi. Et sealt tuli see välja, kui erinevalt võime me seda mõista tegelikult. Palju treeningutes on muutunud alates, ütleme, siit esimesest olümpiamängudest Ateenast 2004, nüüd on tubli aeg mööda läinud, et istud jälle paati, tõmbad mõlaga. Jah, väga palju on muutunud tegelikult. Ütleme, 2004 ettevalmistus me treenisin Narvas hästi palju, Sergei Gluško oli meie treener. Ta oli ju olümpiakogemusega treener samamoodi, et aastal 2000 olid ju Kuulov Šiilin sõitsid 2 paadil, pluss Kuulov 4-kordne juunioride maailmameister, ei saa kehv treener olla, aga samamoodi meeletud treeningmahud, et see ei ununi iial, kui sa teed hommikuse treeningu ära seal 2-2,5 tundi vee peal, sa päeval oled laip, sa magad 2 tundi, sa lähed õhtuse treeni kell 4, 1,5 tundi vee peal, siis olla, see on nagu köömes. Ja nii oli päevast päeva selle, et kui sa selle üle elad, aga see on samas see baasi loomine. Et ma ütlen, mina sain oma tugeva baasi kõik sealt. Plus loomulikult mul õnnestus olla Jüri Jaansoni ja Roman Lutoškiniga koos aastal 99 juba laagrites. Ma nägin ära, kuidas tipud treenivad. Et see tippude kõrval treenimine on tegelikult hästi oluline, mida me proovime ka praegu alaliidule nii-öelda siis juurutada, et see on vajalik. Jüri Jaansonil oli oma karjääri jooksul päris suured tõusud ja mõõnad, nagu võib tema eluraamatutest lugeda. Et sul vist ei ole nii olnud, et sa oled targem? Ei, ma ei ole targem, ma olen ka ikka päris korralikud mõõnad on tegelikult olnud. Aga jah, tema puhul jah, sa oled ühe paadis, oled sa üksinda, et sa oled üksikunt tegelikult, et selles suhtes 2 paadis või 4 paadis ikkagi saad toetud rohkem teineteisele. Et seal on see eelis, et jah, nagu Jüri ütleb, või Tatjana Jansuk ütleb, et ühe paat, seal pead olema omaette isiksus. Et ma olen küll sellest vastu vaiend, et ma tean väga palju selliseid huvitavaid ühe paadi sõudjad, kes on väga tugeval tasemel, olümpiamedalistid ja väga erinevad Jüri Jansonist. Et selles suhtes jah, et Jüri oli ka väga, väga tugev, ta ongi omaette isiksus väga tugev. Aga samas ta õppis ka sulanduma meeskonnatöösse, mida esialgu väga pelgasin, aga
sulandus lõpuks. Sa oled nüüd aastakümneid sõudnud, et kuidas on lood olnud vigastuste, haigustega, et selleks, et nii pikk karjäär oleks, siis ilmselt oled osanud neid vältida. Jah, nagu ma ütlesin, et istuv spordiala ja mis seal ikka juhtuda saab, aga ma arvan, väga paljud sõudjad arvavad teistmoodi. kindlasti jah, aga tulen tagasi Mihkel Lepiku juurde, et ma arvan, et hästi palju on säästnud see, et see järk-järguline koormuste doseerimine, et sa oled lasknud kehal, sa oled treeninud keha ja vaimu ka piisavalt tugevaks, pluss see kogemus, ütleme, väga palju vigastusi tekivad meil jõusaalis, teed sa jõutõmmet, kükikangiga rinnale võttu, et seal peab olema sul see põhitehnika paigas tegelikult. Küki puhul samamoodi eriti, et see peab olema hästi kontrollitud, et selles mõttes siin on treeneril esialgu hästi oluline roll. Et sellised lollid vigastused võiks täiesti ära jääda. Et jah, mis on, ütleme, vee peal tekivad koormustega, see on teine teema, aga ma olen jah, üldiselt on mul õnnelikult läinud, et mul ei ole nagu seda suurte vigastuste kogemust välja arvatud nüüd alles paar aastat tagasi, kui jah, disk pööras alla mingi 0,1 millimeetrit ja närv ja seal jalanärv, kuidas seda täpselt nimetatakse, igastahes paadis istuda ei saa, et nutt on kurgus. Et siis oli küll, siis ma sain aru nüüd, et mida on, ütleme siin, treeningkaaslased on ka olnud ju rivist väljas, Andrei Jämsa näiteks, alla raja mingil määral. Sa saad aru, et vaenlasega ei soovita seda. Et psühholoogiliselt on väga raske sellega toime tulla, kui sa pole seda kunagi pidanud läbi elama. Kas tänapäevased taastumise ja füsioteraapia vahendid aitavad ka vältida vigastusi paremini kui 15 aastat tagasi? Kindlasti jah, et praegu meil on füsioterapeud, massöörid olemas, ütleme, mina käisin konkreetselt Tustiti juures, Indrek Tustiti juures, kes näitas harjutusi, tõepoolest need harjutused aitasid mind, et selles suhtes, aga see moment, kui see juhtus, siis sa oled jah, selles suhtes täiesti peata. Et see rusub päris korralikult, on tagantjärgi öelda, et sellega ei olnud üldse lihtne toime tulla. Sest mul ei ole kunagi, ja õnneks, mis oli hea selle juures, et ma vähemalt sain aru, mis ma valesti tegin, miks see vigastus üldse tekkis. See tekkis sõudeergomeetril tegelikult. Tõmbasin sõudeergomeetri selja ära. Ja see juhtus tegelikult seetõttu, et ma jätsin tegema jõusaalist teatavad harjutused, lihtne jõutõmme, mis minu silmis 4 paadil on hästi oluline, alaselg peab olema võimalikult tugev. Sul peab olema võimalikult, sest jalatõuget ei suuda see selg niisama ära hoida. Ja sealt see vigastus tegelikult tekkis, et uus treener, uued treeningprogrammid, aga mingisuguse sa pead... Jah, et sul on ju, sa tead ise, mis on sinu sellised tugevad ja nõrgad küljed, et kui jalg on tugev tõugata, aga siis selg peab selle vastu pidama. Et selles suhtes, et hakkasin tegema ja tüüsid või kõik on korras. Väga hea, väga hea. Aga loomulikult, et tänapäeval jah, tuleme tagasi selle juurde füsioteraapia. Et meil oli, mäletan, Katrin Vares tuli füsioterapeudiks, siis tulid need süvalihased ja kõik selline, et varem väga neid tähelepanu ei pööratud selles suhtes, aga jah, kui sa saad ka vanemaks, siis sa saad aru, et neil on oluline roll. Et sa pead hakkama neid lihtsalt tegema, et just vigastuste vältimiseks. Peale füsioterapeudi taustajõududest, kes veel oluline? Kui oled pereinimene, siis on jah, selles suhtes, et ja kui naine on ka tööl käib, siis sul ei ole variant, sul on vaja koduabilist lapsehoidjat, ma olen linnast väljas ka. Et sellega ma puutusin kokku jah, et kui olid veel vallaline, siis polnud probleemi. Teed, mis tahad, käid, kus tahad, aga see on paras väljakutse. See logistika, see ei ole lihtne. Aga ega teil eraldi vist mingi paadimehaanikuid ei ole või, kes lihivad ja sätivad? Ei, seda ei ole jah, et selle me teeme ise ära, et paadi seadistamine on meie endi teha jah, et minu käes on üldiselt loodlaud jah. Kraade ma olen mina paika jah. Et selles suhtes, et sa ei saagi kedagi teist nagu mitte usaldada, aga kui sa vee peal, see paadi seadistamine üsna siuke, jah,
ütleme, alla raja võib sellest väga pikalt rääkida. Et mina ei oska niimoodi nii palju peati seadistada, kui tema oskab. Aga sina paned paika? Jah, ei, no ta oma asju paneb ise paika, aga mis puudutab paadi üldise parameetreid, seal kraadid, nurgad, siis neid üldiselt olen enda peale võtnud. Et Mihkel Lepik õpetas mulle kõik selgeks, kui need asjad käivad. Et see on nüüd tänapäeva uutel paatidel tegelikult meil on samamoodi vaja oleks treenereid koolitada, kuidas uusi paati seadistada, sest need vanad koolkonna paadid, see seadistus on öö ja päev selles suhtes. Kas uued paadid on vähe kiiremad, paremad? Ei no, aastate jooksul nad ei ole, ütleme, kui ma võrdlen kas 2001 ja nüüd 2021, siis ajad ei ole ju, rekordi pole ju sõidetud paremaks selles suhtes, et eks seal on mingid, ma ei ole sellega kursis täpselt, et seal on jah, miinimumkaal on meil seal võib-olla, kuidas need on süvised ja kõik, et eks mingid parameetrid kindlasti on kees, aga ei. Et see ei ole selles mõttes muutunud. Lihtsalt muutunud on see, et vastavalt sportlase antropomeetrile sul on võimalik seda paati nüüd rohkem seadistada. Et kellel on pikemad jalad, kes on pikem ülakehaga näiteks, et sa saad ka teha, siis võid tellida vastavalt seadistust, jah. Et see on tegelikult iseenesest hästi oluline, et see annab alale palju juurde, et just tippspordi puhul. Kui sa nüüd vaatad tulevikku vähe, ütleme 5 aasta pärast, et kus sa oled või kes sa oled, mis sa teed, treener jõe ääres? Jõe ääres olen ma ka kindlasti, jaa, et ma käin ka praegu Jüri Jansoniga vee peal, laupäeval on järgmine treening meil plaanis, et selles suhtes. Aga kuidas oleks, et Tõnu Hendrikson on Eesti koondise treener ja sealt tuleb see puudulev kuld? Jah, loomulikult. Ei, ma seda ei näe momendil. Et pigem mitte momendil, aga loomulikult praegu meil Sõu on tipptasemel edasi. Et mul on väga hea meel, et Veiko Sinnasalu jätkab meiega, et minu jaoks on see väga, väga oluline, et tema just jätkab. Et ma arvan, ta suudab seda meeskonda koos hoida ja kindlasti edasi. Et võtan praegu jah, nii-öelda nagu te räägitegi aasta kaupa, aga tippsõudmist ainult aasta, siis vaatame, mis edasi saab. Et muu elu tahab ka elamist, et pereelu tahab ka elamist. Aga aitäh sulle, väga meeldiv oli. Aga võib-olla küsides, võib-olla teil on midagi väga... Oi, näed, juba Priit Pullerit saada. Kuidas teie enda eesmärgid muutusid ja enda meeskonna võimete tunnetamine konkurentide vastu ka, eelsõit seal, vahesõit napilt edasi ja finaalis ka, et mis te tajusid, et kuhu me võime jõuda ja kuidas te võtsite ja neid eesmärke seadsite? Jaa, väga hea küsimus. Ma lootsin, et tuleb see küsimus. Ajakirjandus mainisin ka päris palju seda, et kahte tippu hooajal teha, ütleme olla 2 korda tipus, sest see kvalifikatsioon on nii raske, sa ei saa riskida sellega, et ma teen selle nii-öelda baas-treeningi ettevalmistuse pealt ja valmistun olümpiaks, sest et selles suhtes, et miks ma olin natuke pessimistlik ja nagu ma ütlesin, see kriitiline mass treeninguid sa pead ära tegema, et see kvalifikatsioon sööb su organismi, sööb su füüsist nii palju tegelikult, lihasmassi, lihasvõimekust, võimsust, et sul on vaja see tagasi saada. Ja loomulikult, et aeg oli seal vähe, kuskil 6 nädalat ja siis elukogemus või treeningkogemus on juba näidanud, et nüüd tuleb väga targalt treenida siin. Et nii palju tagasi saada, kui vähegi võimalik, sest olümpia on ukse ees. Et jah, 1 stardi me suutsime teha, aga meil on vaja teha seal 3 starti. See oligi see, mis tekitas nii-öelda, pani muretsema. Et sul on vaja 3 starti, väga head starti teha seal. Et seal jah, sükest olümpia ei ole kindlasti see koht, et sul midagi tuleb seal kergelt. Et selles suhtes see vahesõit, esimene sõit tõepoolest, et ta ebaõnnestus, jah, võib öelda, et panime ka analüüsi põhjal, tegime analüüsi peale esimest sõitu, et me oleks pidanud tegema vähe pikema lõigutreeningu, kuskil 3-4 minutit võistlustempos seal mõned päevad enne esimest starti. Me tegime liiga lühikesed jupid, me ei tajunud täiesti ära, et kuidas see stardist väljumine ja kuidas see distants hakkab kujunema meil. Et me oleks pidanud seda tegema teistmoodi, aga tegime eksisime selles suhtes. Et teine sõit tegelikult meil lõpuks olime nii-öelda, nagu me ütleme, omas mahlas, et loomulikult läks üle noatera tõepoolest, et meeltu finiš tuli teha. Et seal ei olnudki varianti, lihtsalt selg oli vastu seina.
aga see samas ka meeletult kurnas. Et see ongi see, mis meie alal on oluline, et sul peab see põhi olema võimalik, see võimsus peab olema nii hea sul, et ka peale esimest sõitu sa taastud, sul on küll juba vähem, aga sa suudad edasi. Sa suudad ka järgmise väga hea sõidu teha. Et finaaliks oli tõepoolest, et jah, meil anti küll üks ekstra päev, kui me eksis ilmastiku tõttu, lükati edasi meil üks päev. Et me saime ühe ekstra puhkepäevaga, sellest ei piisanud. Mitte sellepärast, et me ära ei taastunud päris, aga minu hinnangul sellepärast, et ma isegi enne olümpiat ma ei saavutanud oma seda nii-öelda kriitilist võimsust, mida ma oleks tahtnud, sest lihtsalt liiga vähe oli selleks aega. Täpsustada medalid, siis nagu tegelikult algselt peale realistlikult mõttes ei olnud mõttepool. Sa peas ikka, sa lähed selle eesmärgiga kindlasti, sest no ma võin ka nii öelda, et siis Riia olümpia samamoodi, et no seal oli küll suurem võimalus võita medal, aga kindlasti ma ei läinud nagu, et ma lähen kindlalt medal, et kui nüüd medal ei tule, et siis on täielik läbikukkumine. Pigem seal meil oli ka, nagu ma ka mainisin, siin, kui on meeskonna siseseid probleeme ja me mõistame erinevalt selle treeniprotsessi, siis seal samamoodi ma ei olnud üldse kindel, et me üldse medali võidame. Et seal me suutsime, esimene sõit üllatas meid endidki, et me suutsime eelsõidu võita ja otse finaali saada. Et me suutsime mingi nipiga ennast kokku võtta ja kuidagi selle ilmaga me tulime väga hästi seal toime. Et kahjuks Tokyos, ta ei olnud küll sarnane ilm, aga ikkagi meile raske ilm küll sobib, aga seal Tokyos me ei suutnud sellega toime tulla. Johannes Vedru Rahvusringhäälingu sporditoimetusest, aitäh esinemise eest. Mina küsiks nii, et Tõnu, kui palju jäi Eesti sõudekoondis peatreeneri vahetusega hiljaks? Ja ma sõnastaks selle küsimuse teistmoodi ka. Kui Mati Killing oleks kaasanud spordipsühholoogi, kas ka Mati Killing oleks võinud teha meeskonnaga sama tulemuse, nagu tegi Veiko Sinisalu? Raske oleksid on oleksid jäävad oleksiteks, aga loomulikult, et siin on treeneri kindlasti suur roll, et see treeneri oskus meeskonda ühtsena hoida, ühtemoodi neid mehi võtta. Et jah, kui meil tekib ka mu isiklikult, et kui sul tekib treeneriga, et ei ole ühe laine pikkusel nii-öelda, sa saad aru, et jah, siis on nagu väga raske seda koostööd teha nii-öelda. Loomulikult sa annad endast parima, aga jah, need on oleksid, et kas oleks treener varem vahetuma. Võib-olla tõesti, aga jah, need jäävad oleksiteks. Siis jah, kõige kurvem selle asjaarus ongi see, tulen tagasi Tokyo juurde, et see olümpia pääsme lunastamine, tegelikult me lunastame pääsme üldiselt aasta varem antakse võimalus maailmameistrivõistlustel. Meil oli see siis tegelikult aastal 2019, me ei suutnud seda lunastada, 2020 tuli COVID, siis jäid üldse äragi. Et selles suhtes, jah, et oleks võib-olla olnud see treeneri vahetus varem, oleks ehk lunastanud ka selle pääsme 2019 ja oleks ka Tokyo olümpia tulemus võinud teine olla. Aitäh. On veel küsimusi? Kui ei, siis traditsiooniline Olümpiaakadeemia suvenir, pudel õli. Aitäh sulle, Tõnu!